Nii, ma arvan, et me oleme valmis alustama. Kõigepealt ma tahaks öelda teile suur aitäh, et te tulite siia. Tutvustan natukene ennast. Mina olen Nelelis Parve. Mina olen Koidula gümnaasiumi õpilane ja üks nendest inimestest, kes siis aitas seda üritust korraldada. Meil on sealt taga istub ka meie korraldustiim, kes aitasid seda korraldada. Nii. See on siis noorte poolt korraldatud üritus mõeldud ka noortele ja ka sinna alla me arvestasime ka hingest noori inimesi ikkagi. Et siis natukene anda neile aimu, kelle poolt valida tulevastel kohaliku omavalitsuse valimistel. Nii, kõigepealt ma natukene tutvustan, kuidas see hakkab siin toimuma. Kõigepealt oleme oma korraldustiimiga koostanud mõned küsimused, millele meie arvasime, me tahaksime kindlasti vastuseid või siis vähemalt aru saada, mida arvab iga poliitik ja iga valimisliit sellest. Nii. Siis ma loen need ette ja iga poliitik saab keerata enda näogu vastavalt tahtmisele sellel teemal rääkida. Kui nad ei soovi rääkida, siis nad ei tõsta seda üles. Kui küsimus või väide, mida ma ütlen, nad nõustuvad sellega, siis on roheline nägu. Kui nad ei nõustu sellega, on punane nägu. Kaks kõige kiiremat saavad siis tulla siia ja omavahel sellel teemal siis kas vaielda või siis väidelda. Nii. Meil on seal ka jälgijad, kes siis vaatavad. Muidugi rahva seast võib ka äkki teie panite hoopis esimesena tähele, et keegi, kes tõstis, siis te võite ka seda ikkagi välja öelda. Nii. Ideaalis siis lava ette, nagu ma ütlesin, peaks tulema kaks isikut, kes üksteisega ei nõustu. Üks on siis jaatav ja üks on eitav. Selleks on aega 7 minutit, on hetkel maksimum, võib-olla läheb natuke üle, aga 7 minutit on arvestatud. Kui hakatakse üksteisest karjuma, mul on siin selle jaoks ruupor. Ja siis ma siia ruupori sisse arvatavasti karjun, et saada teie tähelepanu. Seega üksteisest üle karjuda ei tohi ja tuleb jääda viisakaks ikkagi. Seda ma ei usu, et keegi siit rahva seast tahab ka, et ma sinna sisse karjuma hakkan. Nii, täna on meil siis siin kohal erinevate valimisliitude inimesed. Ma arvan, et te võiksite äkki öelda enda nimed, öelda, mis valimisliidust olete, natuke tutvustada ennast. Tervist, Ranek Ridalin ja olen valimisliidust Südamega Pärnu. Tere, mina olen Maria Tipp ja mina olen valimisliidust Pärnu ühendab. Tervist, mina olen Kristin Rooperk ja mina olen Isamaa erakonnast. Tervist, mina olen Kari Maribo erakonnast Parempoolsed, ühtlasi linnapea kandidaat. Tervist, mina olen Daniel Olter ja erakonnast Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Tere, mina olen Peeter Raevilast, ma olen Peeter Tali erakonnast Eesti 200 ja meie kõige noorem kandidaat on 18-aastane Luisa Bergman, aga ta on paraku välismaal ja poliitikuna erinevalt sinust. Ma olen täitsa noor, et ma olen poliitikas olnud ainult 3 aastat, aga ma olen ikka Pärnu linnapea kandidaat. Just. Tervist, mina olen Vilerin Kahrov ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Mina olen Laura Kiviselg, Reformierakond ja viimased 8 aastat olnud volikogu kõige noorem liige, aga loodetavasti see muutub. Ma olen hoopis vanem poliitik. Meil teeme vahepeal Torrendiga vahetust, umbes veerand tunni pärast, nii et Torrend, ole hea. Ja. Mina olen Torren, esindan ja kandideerin erakonna Parempoolsed nimekirjas. Hästi, nii. Siis ma veel mainin ära, et kui on tekkinud selline olukord, kus kõik poliitikud omavahel nõustuvad ja ei saagi 2 inimest, kes üks nõustub, üks ei nõustu, on ka publikul võimalik tulla, aga see on vabatahtlik. Kui näiteks kõik nõustuvad ja me vaatame, kes oli kõige esimene, siis samuti võite teie öelda, et aga mina ei nõustu sellega ja teil on ka võimalus tulla mõne poliitikuga siia vaidlema. Lihtsalt mainin sellega ära, aga see on vabatahtlik. Seda muidugi ei pea tegema. Nii, ma arvan, et nüüd on väike sissejuhatus tehtud, et mis on moodi, et hakkame siis pihta. Nii, kas teie olete valmis? Valmis. Hästi. Nii. Kas te olete ka valmis? Hästi. Ma võtan esimese küsimuse. Kui te ei saa aru, te võite küsida ka täpsustavaid küsimusi minu käest. Nii. Esimene küsimus, see on üpris pikk küsimus. Kas Pärnu peaks panustama rohkem talvistesse üritustesse ja sündmustesse, et muuta linn aastaringselt sihtkohaks? Ja kuidas? Kas toetate näiteks ettevõtteid, näiteks Tempel, et korraldada üritus või luua fonde, et teised saaksid taodelda neid fonde nii-öelda? Et kas see aitaks vähendada Pärnu ainult suvel elava linna mainet? Järgmine küsimus, palun. Ma tahaks väidata seda teemat. Hästi.
nii, meil on üks heitav, kes oli kõige esimene, kes? Siis palun. Kuna see küsimus oli nii kolmetahuline, et esimene küsimus absoluutselt nõus sellega, et Pärnu peab olema aastaringseks elamiseks sobiv keskkond, kus kohas on vaja arendada talvele suunatud üritusi, et seda suvekoormust maha võtta. Aga teiselt poolt me oleme nagu seda meelt, et kui me räägime Templist või teistest ettevõtetest, kes ainult elatuvad sellest, et nad saavad linna või riigi toetust, et see tegelikult on oma olemuses vale. Et me peame vaatama, et need ettevõtted suudaksid endale luua ja toota ikkagi aastaringses ellujäämiseks vajalikku tulu ja kui nad on elujõulised, siis nad jäävad elama. Ja see on nagu kitsas äriline lähenemine. Meie Eesti 200-s me näeme kultuuri ja sporti kui äri, et kuidas raha sisse tuua. Ja see investeering, mis sa paned kultuuri ja sporti, see toob rahad tagasi tegelikult turismi ja ööbimise käibe ja kauplustena ja pärnakana ma olen kadedus on elus edasiviiv jõud Haapsaluga. Vaata, kus nad on kõik nädalavahetused teinud mingisuguseid üritusi ja toonud sisse maksujõulise publiku ja ma arvan, Pärnu on nii suur ja nii roheline, et siia mahub igasugune publikana, aga on ka konkreetsed plaanid, et punkt 1 kultuuritegelaste ümarlaud teha, et tuua juurde vähemalt aastaringselt vähemalt 4 uut kultuurisündmust. Näiteks džässifestival, kunagi oli siin Fiesta, seda mäletavad vanemad inimesed, õpetaja Erm Koidula koolist näiteks ja mõned niuksed, aga miks mitte ka muusikafestivalid või filmifestivalile, mida Mark Soosaar teeb, anda uus hoog. Teiseks ehitada jäähall mitmefunktsionaalne, et kus saab korraldada suuri kontserdi, et see oleks üks samm, et liigutada Pärnu sinna, et Pärnus saaks 36. aastal Eesti kultuuripealinn ja lõpuks tuleb ehitada Vallikääru korralik lava, nagu on kogu aeg olnud, sest see on looduslik amfiteater. See on ära kasutamata ja tegelikult see kultuur ja sport toob raha sisse. Niisugused väiksed asjad nagu Lõuna-Eesti ralli või korvpalli mingisugune võistlus. Absoluutselt ei olnud, see oli sulle 2 minutit sai täis. Vabandust, ma vaatan teile. Lihtsalt ükski nendest vastustest ei olnud tegelikult küsimuse sisu. Küsimus oli seda, et kas olemasolevaid Pärnu kultuuriasutusi peaks toetama selleks, et nad ellu jääksid. Ma olen suga nõus, et meil on vaja toetada neid sündmusi, nagu näiteks valgusfestivalid ja muud, mis päriselt toovadki turiste linna ja mis päriselt loovad seda tulu mitte ainult sellele ettevõttele, nagu näiteks Tempel või midagi sellist, aga me ei saa ja meil ei tasu toetada ainult neid üritusi, kus kohas käib 10 tüüpi kohal konstantselt ja mis on hästi kitsa subkultuuri teema. Me peame vaatama seda, kuhu me linnas raha paneme, et meil jääks raha nendesse üritustesse investeerimiseks, mis päriselt tõesti linnal raha toovad ja siin me oleme sinuga ühte meelt. No enam-vähem aga see ongi kultuuri ja meelelahutuse vahe, et üks prantsuse küünik ütles, et kultuuri ja meelelahutuse vahe on see, et kui on alla 10 osaleja ja vaataja, siis on kultuur ja kui on üle 10, et siis on juba meelelahutus. Et mina näen ikka kultuuri kui meelelahutust ja ma arvan ka, et näiteks olemasolevad asjad nagu Pärnu kontserdimaja ei ole kõige otstarbekamalt kasutatud, aga samas Templit ja omaalgatust ja kirjandusfestival, niisuguseid asju tuleb toetada, sest nad toovad inimesed sisse ja seda tuleb vaadata, kuidas suuremaks teha. Üks idee, kus on Pärnu kesklinn, me ei tea, Rüütli tänav, äkki vanasti oli. Aga Rüütli tänavast võiks teha 8 kuuks jõulutänava, kus käib ka meelelahutus. Aga kõige hullem võõre ongi ju paigalseisu võõre, et asjad liikuma saada. Ja meie mure täna nendes... Ja joota tuleb seda hobust, mis jookseb. Meie mure täna, just täpselt, siin me oleme sugu ühte meelt, et kui me täna jagame linna raha kõikidele enam-vähem võrdselt, et kõik natuke midagi saaksid, see tähendab seda, et need, mis on elujõulisemad ettevõtted, saavad tegelikult vähem, kui nad võiksid saada, selle tõttu, et mingisugused teised ettevõtted ja kultuuriasutused on saanud ka võrdselt mingisuguse osa lihtsalt, et nad ellu jääksid. Me ei saa seda helikopteri vaadet teha, vaid me peame linnas rohkem keskenduma nendele kultuurisündmustele, spordisündmustele, mis päriselt raha sisse toovad. Ja siis me oleme sugu ühte meelt.
Jaa, sellepärast, et on vaja suuri ideid ja kõrget ambitsiooni. Tuleb johta seda hobust, mis jookseb ja seda templit ma ei välista. Ei, ma ka ei välista. Ja selles mõttes tuleb vaadata, et kus aasta ära täita, sest ja suve suhtes ma olen ka kriitiline. Inimesed ei kuluta Pärnus raha mitte sellepärast, et siin on soe vesi, võib-olla 10 nädalat aastas, et nad tahavad saada veel midagi. Jah, see tähendab seda, et suurem nõudmine on tegelikult nendel üritustel, mida siis aastaringselt korraldatakse ka talvel, et need üritused oleksid nagu kvaliteetsemad ja tooksid juurde ka Pärnust väljaspoolt inimesi ja tooksid neid kokku ja meile linna raha. Siis on see toetus igati asjakohane. See mõte ongi. Jah, aga see küsimus oli esitatud sellise tahuga, et kas peaks igal juhul toetama. Igal juhul mitte, ainult siis, kui nad toovad tulu. Jah, kui tempel maksab mulle võla ära, siis võiks neid toetada küll. Okei. Nii, aga siis me saame mõtte 7 minutit on täis või? Ei pea tegema 7 minutit, või täiesti okei. Aitäh teile. Nii, viskan kohe siis teise küsimuse siia õhku. Kas Pärnu linn peaks panustama eelkõige uue ülikoolikeskuse loomisesse, mitte kutsehariduse laiendamisele? Näiteks Tallinna Ülikool Pärnus või hoopiski tuleks teha kutsekooli rohkem erialasid? Sellele saa ei või jaa vastata. Et no küsime siis niimoodi, et pigem tuleks teha ülikooli võimalusi rohkem ja kutseharidus jätta natukene siis tahaplaanile. Ikka nii, jah. Et roheline on ülikool ja punane on kutseharidus või? Kas niimoodi või? Jah. Üks ütleb, et kutseharidus peaks ka saama, teine ütleb, et ülikool. Nii. Arje ja Peeter olid. No, tere, Peeter! Tere! Mina olen kutsehariduskeskuses töötanud ja ma ütlen seda, et tegelikult on vaja tõesti laiendada kutsehariduses siis rohkem erialasid. Ja viimased trendid näitavad seda, et tegelikult noored tahavad rohkem niisuguseid väikseid moodulipõhiseid kutseid, osakutseid saada. Nad ei taha pikalt õppida, kuigi riik liigub selles suunas, et 4-aastased kutseõppekavad on. Et igal juhul tuleb kõiki neid variante kaaluda ja pakkuda. Ja kui me täna räägime, et väljalangevus on üsna, mitte ei ole suur väljalangevus, aga üha rohkem põhikooli lõpetajaid tahab minna täiskasvanute gümnaasiumisse ja põhjusel, et nad ei ole leidnud endale akadeemilise gümnaasiumi hariduses kohta ja leiavad, et õppida tahaks, aga kutsehariduskeskuses ei ole piisavalt neid erialasid, mis neid köidaks. Ehk siis siin on täiesti vajadus olemas ja kindlasti tuleb kutseharidust laiendada nii, et oleks rohkem atraktiivsemaid erialasid, oleks neid erialasid, mis Pärnus ettevõtlust toidaksid, et saaksid oma väikeettevõtteid teha ja me ju täna räägime sellest roheenergiast, tuulikutest ja nii edasi, et kindlasti tuleb laiendada, et spetsiifilisi erialasid tuleks sinna valdkonda, et me ei peaks siis kusagile väljapoole minema õppima ja siis tihti need noored on ka kadunud. Aga mis ei välista seda, et ma olen ka seda meelt, et täna on meil ülikoolis sellised erialad, võib-olla rohkem sellised pehmemad erialad, aga kui me tahame tõesti, et see ettevõtlus meil areneks, rohkem majanduskasv tõuseks, siis on kindlasti vaja siia ka selliseid tõsisemaid erialasid tuua. Väga palju on räägitud IT-erialade toomisest ja kindlasti, käis või? 2 minutit. Vaata koolis ei saa arugi, kui 2 minutit täis saab. See on ikka 45, jah. Tänan, ma ei ole kutsehariduse vastu, kutseharidus on väga oluline ja nüüd sellest aastast on ka, kõik teavad ju õppimiskohustus on väga lahe, õppida on mõnus, aga see, mis meid on toonud siia, ei vii edasi ja sellepärast ongi Eesti 200 valimisprogrammis, mida ei ole kerge teha, aga elu maa peal ei peagi olema ülemäärane lihtne, et luua Pärnus rakenduslik tehnika kõrgkool ja vaatame, et kuidas selle arendamisega läheb ja
ma pean siin moderaatorile ütlema, et Tallinna Ülikooliga meil ei ole siin suurt midagi peale hakata, et see ju teoreetiliselt peaks õpetama õpetajaid, aga ta õpetab nagu Tallinnas jumal teab keda ja siin on vaja Tehnikaülikooli, sellepärast, et mis teeb Pärnu rikkaks, keskmine palk on üldiselt Pärnus võrreldes, ütleme enamiku Eestiga on veel suuremaid ääremaid ja Pärnu ei ole kindlasti ääremaa, see on madalam, aga mis teeb, toob jõukuse siia, toob nutikas kõrgtehnoloogiline tööstus. Ja nüüd teine asi, mis on nagu probleem, et matemaatikaõppe Pärnus on üldiselt hea, kuigi põhikooli matemaatikaeksameid ma just vaatasin, täitsa masendav, aga sellest tuleb rääkida kellegi teisega. Aga et noored inimesed ei läheks Pärnust ära, vaid nad saaks Pärnus kätte ka tehnikahariduse. Ja nüüd selle Pärnu kolledži miinus, et ma olen väga kannatamatu ja läbematu tüüp, et parendamise ja arendamise jutt ei meeldi mulle mitte üks rahast, tahaks actionit ja kohe teha. Et Pärnu kolledži kõige suurem miinus on see, et see on Tartu Ülikooli oma ja Tartu Ülikool otsustab. Ja küll räägime läbi, parendame, arendame, aga sa ei saa kohe sealt sellist efekti ja tulemust. Sellepärast ongi vaja uut, ütleme siis ettevaatlikult hoogu. Tänan. Ma olen täiesti nõus sinuga, et tehnilisi erialasid on vaja Pärnusse tuua, aga kas nüüd on vaja jälle uut hoonet ja kas on vaja uut kooli luua, küll kooli selles mõttes, et ma pigem kaldun arvama, et oleks vaja tuua siia filiaale rohkem, et oleks rohkem võimalusi laiapõhjalisemat kõrgharidust saada. Ja miks ei võiks olla ka Tallinna Tehnikaülikooli filiaal siin, et pigem on see, et tuleb teha rohkem koostööd, mitte majaid ei õpeta, vaid õpetavad inimesed ja see sümbioos just, et koostöös ja miks mitte ka tuua, meil on ju väga ilusad hooned siin olemas, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, miks see võiks nende baasil midagi laiendada ja üha enam on populaarsem ka siis noorte seas just need moodulipõhised õpped, sellised mikrokraadid, et miks mitte alustada nendest, proovida ja siis ka noored näevad, et kas see eriala neile sobib või mitte, aga nad on juba midagi saavutanud, saavad edasi liikuda, et pigem ma arvan, et võiks teha koostööd rohkem nende olemasolevate koolidega ja tuua teisi kõrghariduse sisse. Koostöö poolt ma olen väga, et me peamegi leidma ühisosa, et muidu me ei saa volikogus koos asju ära teha. Aga ma pean lugupeetud väitlejale tähelepanu juhtima, et mina rääkisin uue kooli tegemisest, ma ei ole kunagi rääkinud uue maja ehitamisest, et mul ei ole selle Eesti betooni ühikuga ei ole mingit diili ega Toomas. Ja, aga ka uus kool tähendab seda, et ikkagi millegi uue loomist. Ja, sellepärast... Ja seda saab olemasolevate baasil ka teha. Ikkagi uue loomist, sellepärast, et see oleks Pärnu linna enda oma ja mõnikord on see materjali vastupanu nagu füüsikas on nii suur, et sul on lihtsam teha uus asi ja kasutada ära see know-how ja inimesed, kes on. Sest täna ka näiteks Tallinna Tehnika kõrgkooli üliõpilastest või õpilastest, siis enamus õpivad ju, enamus ei ole Tallinnas, need õpivad väljaspool. Jah, mina pidasin silmas seda, et pigem Tallinna Tehnikaülikooli filiaal võib-olla tuua, et selleks ei pea looma uut Tallinna Tehnikaülikooli. Aga ma ei öelnudki, et uus Tallinna Tehnikaülikool, aga filiaali miinus on see, et me ei saa ise otsustada, et otsustab keegi teine, sa pead läbi rääkima. See on sama häda, mis on Pärnu kolledž. Jaa, see on jälle läbirääkimine ja koostöö ja ma arvan, et siiamaani ei ole läbirääkimine ju hästi räägitud. Võib-olla ei ole. Piisavalt läbi räägitud. Siis see oli väga kuum teema nii-öelda, et ma vist nägin, et keegi soovis veel rääkida vahepeal selle sama teema. Lisada. Jah, täiesti. Et jah, ma selles mõttes need mõlemad teemad, ülikool ja kutsekas on nagu väga nagu tähtsad teemad, sest mida mina olen mõtlenud, et see meie kutseharidus pole enam kaugelt see, mis oli vanasti. Vanasti oli see, et kui sa oled kutsekasse, siis sa jäädki, ma ei tea, koristajaks või ehitajaks, et
tänapäeval on suured võimalused peale kutsekat minna edasi kõrgkooli. Et seda kutsekat tuleb ikkagi nagu meil nii-öelda esile tõsta ja ikkagi seda noortele propageerida, sest ka näiteks sõja ajal ei ole nagu, on näiteks kutseharidusest saadud mingisugune eriala on see, mis tegelikult sulle ka toob siis leiba lauale. Siuke teema. Ja teine pool on just näiteks kõrgkooli teema. See on ka niimoodi, et saan aru, Pärnu kolledž tahaks nagu seda laiendada, teha selle maja nagu suureks valmis, aga samas olekski meil vaja nagu siia siukseid tumisemaid erialasi, olekski nagu just öeldi see Tallinna Tehnika Kõrgkooli filiaal, kas tervet kooli siia nagu saab, aga ikkagi pigem mingi filiaal, et oleks mingi võimalus tuua just neid siukseid, kuidas ma ütlen, inseneeria erialasi. Ja teiseks ka just näiteks IT-kolledži mingi filiaal ja ka näiteks tervisehoiu kõrgkool, mis tegelikult juba praegu nagu Pärnus saab õppida juba õendust, mis on väga tore, aga seda nagu süsteemsemalt teha. Ja ma ainult saan sinuga nõustuda, öelda ka seda, et tööandjana, olles ise infotehnoloogia valdkonna ettevõtja, kes on Pärnus püüdnud filiaali alustada, siis põhimõte, miks tol korral pooleli jäi, tulenes sellest, et Pärnust ei olnud lihtsalt võtta nagu inimesi absoluutselt sellesse valdkonda. Kui me räägime näiteks infotehnoloogia valdkonnast või elektroonika valdkonnast, seal ei ole ilmtingimata vaja seda kõrghariduse kompetentsi. Et kui meil on olemas see kutseharidus, see kvaliteetne õppeprogramm, mis on põimitud ka näiteks ettevõtetega, kus ettevõtjad käivad ja teevad sellist kutseharidusõpet, siis tegelikult me suudame saavutada selle, et noored omandavad endale kutseharidus sellise haridustaseme ja nad saavad sinna juurde kohe võimaluse asuda tööle natukene suurema palgaga, kui võib-olla tavapäraselt on peale kooli lõpetamist lootust. Ehk siis terve hulk erialasid saab õpetada kutsehariduses märgatavalt teistsugust õppekavad alusel kui see, mida siiamaale tehtud on. Ja kui meil õnnestub kunagi teha Universitas Pärnu-Ensis, see oleks muidugi suurepärane mõte, eks ole. Aga ma mõtleme, juhime ka tähelepanu seda, et Pärnu Saksa tehnoloogiakool on ju mõnda aega üritanud seda teha, olen olnud seal kooliga nõukogus ja see ei ole kerge ülesanne, nii et kindlasti ei ole see järgmise 4 aasta teema, aga kui me siin koalitsioonis paneme selle paika, et me tahame selle eesmärgiks võtta, mille eesmärk on tehnoloogia ja siin me võtame näiteks ka kaitsetööstuse, mis võib meile vastu tulla. Kaitsetööstus on lihtsalt tööstus. No jah, elektroonikatööstus põhimõtteliselt, et siis me oleme tegelikult seda meelt, et me oleme lõpuks ka Pärnus ise otsustajad, mitte enam filiaalide haldajad. Jep, aga istun tagasi. Tohib. Kutsekas versus ülikool, et ma kuulasin natukene siit kõrvalt, et mis siis räägiti, aga nagu mingit konkreetset lahendust siit tegelikult ei leidunud. Et mina ise arvan seda, et kui meil on võtame endale ette kutsehariduse ja praeguse kolledži, siis kui kutsehariduskeskuses on nagu kohad enamalt täidetud ja võib-olla jääb õppekohtadest puudugi, siis samal ajal on ju kolledž on nagu teie erakonna linnapeakandidaat Sulev Pikar ka ettevõttepatis ütles, et mitte plaan A, sugugi kaugelt mitte C, vaid isegi nagu plaan F. Pärnaka jaoks. Pärnaka jaoks, jah. Jah, et ja sellega saab ainult nõustuda, et Pärnu visioon peaks tegelikult olema ju ka see, et me loome siia nagu mitmekesisus. Kui meil on nagu, kutsekas on nagu täielikus õitsengus ja samal ajal on kolledž nagu täielikus vaikelus, siis tegelikult ei ole ju siin nagu mingisugust mitmekesist nagu valikut, mille vahel üldse valida. Sest et praegused õppekavad on lihtsalt nii, mitte atraktiivsed. Jah, ma annan kohe Laura sõna. Ma ütlen seda just, et just see Pärnu kolledž ei ole nagu väga atraktiivne just pärnakatele, kuigi ta üle Eesti on enamus rahvas, kes läheb õppima mujalt poolt Pärnust, aga pärnakale ta tõesti ei ole väga atraktiivne. Siin peaks looma mingisugust sellist valikuvõimalust pärnakale, et tal on päriselt võimalus ka sinna kolledžisse õppima minna ja õppida atraktiivsetes õppekavades. Ja teine asi on see, et mul on nagu hea meel tõdeda, et meie valimisliidus, Südamega Pärnu valimisliidus on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Kari Raagma ja saab tõdeda, et tegelikult inseneeria valdkonna siis õppekavade toomist Pärnusse praegu arutatakse. Jah, tõsi, see ei toimugi võib-olla 2, 3, 4 aasta jooksul, aga neid arutelusid tehakse, et kõik ei peagi tulema kohe nipsust. Jah, loomulikult Pärnu kolledž on Tartu Ülikooli juhtkonnast nagu sõltuma, kuskilt tuleb alustada, nagu te ise ka ütlesite enne sinust, ennist. Juba kõik.
Jaa. Tahtsin lihtsalt jagada, et see nüüd on omajagu aega tagasi, aga 2021 lõpetasin mina bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis ja kui mina oma bakatööd tegin, siis minu sihtgrupp ja teema oligi see, et kuidas on Pärnu siis noortele inimestele elukeskkonnana. Ja seal ma uurisin gümnaasiumi lõpetajaid, et kas nemad tahaksid Pärnusse tagasi tulla või näevad, kas nad tahaksid siin linnas elada. Ja tegelikult peaaegu erandlikult kõik ütlesid seda sama, mis sa jagasid ka, on ju, et Pärnu kolledž ei ole nende jaoks see koht, kus õppida, aga see ei ole ka nende jaoks, kus õppida sellel põhjusel, et nad ei taha Pärnus olla. Nad tahavad korra välja minna, nad tahavad korra seda iseseisvust amtsata, nad tahavad hingata seda Tallinna õhku, et aru saada, et Tallinn ei ole nii lahe linn kui Pärnu. Nad tahavad minna Tartusse, et aru saada, et jõgi ei ole sama asi, mis meri ja tahavad siia tagasi tulla. Lihtsalt nüüd on küsimus selles, mis neist nagu pärast seda saab, kui nad on selle hariduse ära omandanud, et nad siis tahaksid tagasi tulla. Ja teine küsimus on see, et need talendid, kes meil alles jäävad, et mis võimalused neile siin on, et siis tuleb see palkade teema sisse. Ehk siis kuidas me saaksime luua siia neid töökohti, mis oleksid nii atraktiivsed, et need, kes siia jääksid, ei oleks justkui luuserid nende kõrval, kes lähevad ära ja võib-olla leiavad ennast kuskil mujal valdkonnas, saavad kaugtööna siin töötada, aga ma lihtsalt olen kuulnud ja see on nagu päris kurb, et need noored, kes on siia jäänud, sina ju tulid, on ju, et need noored, kes siia on jäänud, neile hästi... See on viimane selle et nüüd läks mõte kaduma. Kes on tagasi tulnud? Ja, et need, kes on tagasi tulnud, need leiavad oma tee mingi hetk siia, aga just see sildistamine, et need, kes on siia jäänud ja võib-olla töötavadki teenindussektoris või on valinud mingi eriala või mingi elukutse, mis ei ole võib-olla alati nii tingimata atraktiivne teistele, ei oleks siis see koht, kus sildistada, sest me kõik oleme pärnakad ja me kõik väärime seda, et meil on kõige parem elukeskkond ja ma arvan, et seda Pärnu on. Ja ma olen täiega nõus, sellepärast, et mina ei ole Pärnust pärit. Mina tulin siia täiesti juhuslikult 7 aastat tagasi. Mul ei ole siin perekonda, mul ei olnud siin sõpru ja ma pean ütlema, et see elukeskkond siin on lihtsalt absoluutselt võrratu. Et jah, õnneks ma leidsin siin tööd. Kui ma ei oleks siin erialast tööd leidnud, siis ilmselgelt ma siin ei oleks. Aga kuna ma olen kehalisõpetaja, leidsin tööd, sain siia tulla ja ma olen ülimalt rahul, et ma olen siia enda tee leidnud. Tahtsin lihtsalt lisada. Kas ma võin ühe kommentaari veel? Noorte valdkonna poole pealt lihtsalt ma tean, et kolledž tegi ka lisaks sellele, et meil on ju sotsiaaltööbe ja kindlad erialad, on ka valikained, kus näiteks saab õppida noorsootööd baastasandil. Et meil on olemas noortekeskused, võib-olla ilmtingimata kohe ei oska sinna keskusesse minna, ei tea täpselt, kuidas see töö käib, siis kolledžis on olemas valikaine või vabaaine, mida saad valida, et sa saaksid täpsemalt aru, mis see noorsootöö tähendab ja see minu arust väga imeliselt täidab ühte lünka, et üks eriala on siia juurde toodud, ta annab ammustada, aga väga paljud erialad on ka sellised, kus sa tööle lähed ja siis sa alles hakkad õppima. Et selles mõttes sealt tuleb see kogemus, mis annab sulle selle kutse näiteks hiljem, et sa oled erialaselt piisavalt pädev. Et noorsootöös näiteks on nii, et sul on vaja selleks, et sa saaksid noorsootöötaja kutse erialast töökogemust rohkem kui seda akadeemilist haridust. Et ma arvan, et selliseid ampsukesi oleks hea sisse tuua samamoodi nagu see mikrokraadiprogrammide mõtted, et need on need väiksed ampsud lihtsalt, et sa saaksid maitsta, sest võib-olla ka ilmtingimata kõik ei tea, mida nad kohe tahavad õppida ja see annaks ka selle võimaluse, et sa saad esialgu katsetada, mitte sa ei peaks hakkama lihtsalt pea vastu seina jooksma selle jaoks, et jõuda teisele poole ja see diplom kätte saada, sest ma tean, et on ka neid, kes lihtsalt lähevad ja raiuvad lõpuni ja siis ikka erialasele tööle ei lähe. Et see on nagu see murekoht, mis sellega kaasa tuleb. Teeme rohkem saa. Et ei, kõik, meil oli sama küsimuse kohta nii. Ma viskan uue väite, siis teile juba õhku sellel alal, et eelistan arendada jõeäärset piirkonda mereäärsele. Kas jõeäärne piirkond või mereäärne piirkond? Kumb siis on kumb? Kui sa eelistad jõeäärset, siis see on jaatav, kui mereäärne, siis see neitav. Nii.
Viimase voorus ma olen Torreni üle. Nii, sina pooldad mereäärset? Mina pooldan mereäärset, jah. Aga ma pidin ühe poole tõstma, samas ma oleks tahtnud teha niimoodi. Sellepärast, et mõlemad on väga vajalikud nagu piirkond, mida arendada. Aga kui ma mõtlen nüüd Pärnu mõttes, siis ma arvan, et see mereäärne nagu piirkond on natukene olulisem, sellepärast, et kui turist tuleb siia, me räägime nüüd sellest turismi ja suvepealne kuvandist, et siis turist ju läheb randa pigem kui õpika ujuma. See on nagu selge. Ja rannas on ju väga palju atraktiivseid asju, mida teha alates päevitamisest kuni nende toredate elevantide vaatamiseni seal, et pigem on see nagu turisti jaoks suurem tõmbekeskus, ma arvan. Ja mul on hea meel, et meie programmis on kindlasti see rannaäärne piirkond, selle arendamine väga tähtsal kohal, et esiteks tuleb vaadata üle naisteranna, privaatranna nii-öelda siis ütleme need sildid kõik seal, et kuidas see nagu täpselt toimib, invarand, et nagu minu meelest on see natuke olulisem kui jõeäärse piirkonna arendamine. Ja mina olin teistpidisel seisukohal ja mitte sellepärast, et ma ei arvaks, et me ei peaks randa arendama, et loomulikult lihtsalt on see, et randa on arendatud Pärnus juba rohkem kui 100 aastat. Ja meil on tegelikult päris kena keskkond sinna tekkinud, kui me vaatame tüüni ja kui me vaatame kõiki neid asju ja seal on veel terve hulk asju, mida tuleb veel arendada. Miks ma nagu tahan seda jõeäärselt välja tuua? Esiteks meil on olemas uus sild, mis loob meile nüüd need piirkonnad nii kesklinna poole peale kui tegelikult ka esmakordselt ülejõe piirkonnale sellise, nagu öeldakse, see on otsus mõttes silla peal. Ja kui me nüüd vaatame seda kahte silla vahelist ala, ehk siis nii-öelda see vana kesklinna sild ja nüüd uus kesklinna sild, siis see tekitab täiesti ideaalse sellise kultuurikvartali koha. Ma saan aru, et seal on terve hulk eraomandit ja seal on vaja terve hunnik asju kokku leppida. Aga kui me vaatame Wunderbaari, kui me vaatame kohvilat, vaatame leivakast, vaatame kõiki neid kohti ja vaatame kogu seda vibe'i, mis sinna tekib sinna selle jõeäärsele piirkonnale, siis kui ilm läheb halvaks, kui suvest saab sügist välja kevad, siis tegelikult Pärnu liiklus liigub rannapiirkonnast kesklinna piirkonda. Ja kui me nüüd selle kesklinna piirkonnast võtame, ma ei tea, näiteks aparaaditehase Tartust või võtame Telliskivi loomelinnaku Tallinnast, siis võt see piirkond on just see äge koht, kus kohas oleks võimalik midagi sellist nii-öelda kultuuri, meelelahutuse, vaba aja veetmise, seal on juba okk, keskus, kõik asjad on olemas, paneme sinna asju juurde. Ja mitte ainult ühele poole jõge, vaid arendame välja ka teist pool jõge selle Vendre piirkonna, millest võiks saada Pärnu uus selline nii-öelda tehnoloogiakeskus, võib-olla seda siduda ära haridusega, aga kindlasti võiks ka huviharidusega siduda ja seal võiks saada nii-öelda koduks nendele uutele tehnoloogiaettevõtjatele ja see kõik tervikuna moodustaks sellise Pärnu kesklinna campuse. See on see, mida me parempoolsetes näeme. Ja need on kõik väga toredad mõtted ja väga vajalikud mõtted ja neid ongi vaja arendada. Et aga lihtsalt mingi seisukoht tuleb võtta ja mina näen lihtsalt seda, et ranna nagu piirkond on natukene võib-olla tähtsam, aga väga head ideed, täiesti suurepärane. Aga kui turist nagu tuleb, et siis ta pigem läheb randa ja ma näen, et see toob ka rohkem raha meie linna eelarvesse. Et kui rääkida nüüd jõeäärsete piirkondade arendamisest, siis mõtted on ju head, aga selleks on vaja raha. Debati kontekstis ma lihtsalt mõtlen seda, et see nüüd sõltub, mida me randa arendame. Et kui me lihtsalt randa teeme natukene keskkonda muudame paremaks, siis otseselt see meile tõenäoliselt suvel veel rohkem turiste ei too. Kui me paneme sinna rannapiirkonda, paneme mingisuguse turismi atraktsiooni, mis on omaette põhjus, miks tulevad turistid Pärnusse ja laiendavad ja pikendavad seda suve, siis sellisel juhul ma olen sinuga nõus. Ja, aga ma arvan, et mõlemad teemad on nagu väga märkimisväärsed tegelemaks ja jah. Nii, väga tuulet on. Ma natuke lisan ka. Kiirelt lõpetan oma mõtte ära ja siis lähen kohale. Et ühesõnaga, et tegelikult ei ole ju rannas täna nagu selliseid väga marginaalseid muutusi, mida peaks tegema. Lihtsalt seal on mingid väiksed asjad, mida võiks muuta. Nagu täpselt samamoodi nagu see naisteranna nagu väljaarendamine, et sinna tuleb luua väga selged sildid selle kohta, nagu kellele see rand päriselt mõeldud on. Et sellised väiksed asjad. Ma lisan ka, et eks meil see rand ongi täpselt siukene nagu suvel, nagu kui on ilm, siis on rahvast, kui ilma ei ole, siis on turistid on linnas, istuvad spaas ja mis veel nagu peaksime just arendama seda jõeäärt, et seda praegu ära kasutada, mis on üks asi ongi näiteks on see avatav sild, mis võiks tulla meil praegune kesklinna sild tulevikus avatavaks ja
ja just seda jõe taksondust, mis peaks nagu uurima teiste riikide näitel, et kuidas seda ikkagi nagu Pärnus rohkem arendada ja seda jõge ära kasutada, et ei oleks siin lihtsalt ainult need niisama tiirutajad, et oleks siin rohkem nagu, kuigi praegu tegelikult töötab see väga hästi see nii-öelda nende erinevate paatide, kuhu ja mis need on, need teevad praegu natukene niisugust jõe äärest seda jõe taksondust. Aga ranna kohta mul üks mõte meil on see, mida meil nagu programmis on väga pikalt on olnud, on see armastuse promenaad, mis võiks siis algata Pärnus Vana-Pärnu moolist ja minna edasi sinna Valge randa, kus mingi armastuse mingisugune, ma ei tea, mis see siis on, 2 noort istuvad või mingisugune monument on. Et saaks liikuda, ehk siis saaks põhimõtteliselt kõndida mööda rannast, mööda üle Audru jõe, see peaks sild minema ja seal vahel on väga suur siukene mets, kus on väga hea siuke õppe nagu linnas meie noortele väga hea siuke õppematerjal, kus saaksid õpetajad, no, et see mets oleks nii-öelda, seal on nagu siuke, ütleme nii, et kohati ka siukest ürgmetsa, mis on täitsa nagu puutumatu ja teha sinna õpperajad. Näete noored, siin kasvavad need taimed, siin on need asjad, siin on need puud, see on selline metsaliik ja et saaks nagu siis sellega liikuda Valge randa välja, sest praegu saab Valge randa ainult mõõta seda autosõiduteed ja kogu see Vana-Pärnu ja see äär, tunnen, et see on nagu siuke nagu meil kasutamata ressursina, mida saaks tegelikult nagu muuta siukest ja noh, see annaks jõuda siukest meil aastaringset võib-olla atraktiivsust sellele piirkonnale. Vana-Pärnu ei ole ressursina kasutamata, seal on väga korralik tööstus Vana-Pärnu elanikkonnast. Sõnastus pigem oli siis selles promenaadi ja ütleme nii, et nendes maades, mis seal on, jah. Võimalus on kasutamata, mitte ressurss. Nii. Nii, vahepeal enne kui ma võtan enda listist küsimuse, äkki on mõnel noorel tekkinud mingi küsimus, väide, millele teie sooviksite vastust, et nemad vastaksid teile? Kas me noorte käest võime ka küsimusi küsida või? Jaa, ikka võib. Meie hingelt noored loevad ka ikkagi. Alla 35-aastased. Minul on see küsimus, see atraktiivsed õppekavad. See mõiste, mis asja see atraktiivne seal tähendab. Sellepärast küsin, et sa hindad turismi. Tahaksid rannapiirkonda arendada. Meil on turismiõpe. Kes seda siis arendavad, kui mitte turismiõpet õppinud inimesed ja ettevõtlust ja projektijuhtimist õppinud inimesed? Nii, minu meelest, sorry, mul nüüd sinu pihta läheb, aga ma lihtsalt haarasin neid sealt kinni. Ma tegelikult üldse ei pahanda, ma lihtsalt tahan teada, kuidas atraktiivne tähendab. Minu meelest sa kirjutasid natuke noorsootöö arengust mingist Facebooki postituses. Absoluutselt ja täna ilmus ka Pärnu Postimehes arvamus. Väga tore. Meie sotsiaaltöötajad, kes tulevad kolledžist, võrratud suurepärane õppekavas, et oled nii head noorsootöötajad. Super atraktiivne, kes siis lähevad nendesse uutesse noortekeskustesse tööle, kui mitte need spetsialistid, kes seal tulevad. Ja kolmas asi, mis ma veel mõtlesin, see kutseharidust, mis on kõik arvad, et me peaks sellest natuke positiivsemalt rääkima, et see ei oleks nii tabuteema. Ühel sa kolledžit nii maha käime, et mõtleb äkki sinna atraktiivse, ma saan täiesti mõttest aru, ma ise ka arenduskeskuses toome seda inseneeriõpet siia, ma saan sellest aru. Kõrgepalgaline võib-olla on see sõna seal atraktiivse juures või. Aga nagu mõtleks uue sõna, me ei tümitaks neid, mis seal praegu õppida saab, sealt tuleb tõesti superspetsialistid, need on nii vajalikud erialad. Et kes siis teeb seda sotsiaaltööd, noorsootööd, kes arendab seda turismi, kes kirjutab neid projekte, et tuua need kultuuriprojektid näiteks siia, millest või ka juttu. Et mis see atraktiivne tähendab siis äkki on küsimus või? Ja sealt tuli roheline ja punane. Võib-olla peab siia istuma. Sul on väga hea tähelepanek. Mina nagu pidasin silmas seda, et just seda põhikooli lõpetanud, et miks ta valib pigem siis täiskasvanute gümnaasiumi. Tal on valida seal POK, ehituskuussepp, mis on põhikooli järgsed õppekavad. Et võib-olla tema jaoks ei ole see atraktiivne, ma mõtlesin. Atraktiivne on võib-olla tõesti, et ta mingi tehnoloogilist eriala õpib. Absoluutselt ma olen nõus sellega, et kolledžist tulevad väga head spetsialistid. Aga lihtsalt see, et Pärnu vajab nagu
seda laiemat spektrit, et linn areneks, et noored saaksid siin kohapeal õppida. Ja see on hea tähelepanu, et võib-olla kasutada siis vähem see atraktiivne, et võib-olla leida nagu parem sõna sinna. Aga mina pidasin just seda konteksti silmas. Ja ma võtaks üle, ma ütlen väga pragmaatiliselt, et kõik on vaja tegelikult oma esimeselt hariduselt. Ma olen mees, filoloog, humanitaar ja ajakirjanik. Ma olen väga palju kirjandust õppinud ja järgmistes karjäärides olen ma õppinud igasuguseid muid asju. Aga nüüd selle jõukuse ja rikkuse loob selline asi nagu matika, matemaatika, kunst ja nii edasi. Meil on kõike vaja ja see soovitud asi olekski see Universitas Bernavensis või mingisugune selline asi. Aga mis mul väga ei meeldinud, mida rääkis siin kogenud poliitik Laura, et arendame, parendame, võtame siit ühe ampsu, sealt ühe ampsu. Ma tahaks ikka efekti ja võimalikult kohe, et ma tulen jälle tagasi selle juurde, et Pärnul on endal vaja tehnika kõrgkooli. Miks ma sellest räägin? Ega siis kutse õppeasutus ei ole halb, ega moodsas tööstuses ongi vaja ka inimesi, kes on tehnoloogid, kes ei pea tingimata olema kõrgharidusega, aga kes on tehnoloogid. Ja kui me vaatame tuleviku majandust, et milline siis on kvanttehnoloogia, tehisintellekt, biomajandus, infotehnoloogia, seda on vaja, see toob rikkuse. Toon ühe ajaloolise näite, mitte kaugelt. Riia linn. Riia linn sai rikkaks mille pärast. Et hea küll, et eestlased, lätlased ja ütleme siis ausalt, et Pärnu jaoks on ju olnud Riia suurem tõmbekeskus kui Tallinn enne vanasti, esimese maailmasõja ajal ja enne seda. Aga Riia linn sai rikkaks sellepärast, et seal oli Riia Polütehnikum, mis tootis insenere. Ja see, kes tootis insenere, tänu sellele loodi Riias väga palju erinevaid tööstusettevõtteid ja lõpuks oli ka abiks raudtee ja mereteed ja me loodame, et ka Rail Baltic saab siin valmis, et EKRE lõhuneid ei võta neid rööpaid üles, mida pole veel maagi pandud. Aga need võimalused on kõik olemas, kasutame ära, aga just see matik, tehnoloogia, inseneeria teeb meid rikkaks, aga kolledž väga hea, aga jällegi kolledži miinus, see ei ole meie oma, kes otsustada. Me peame paluma. Ma saan aru, küsimus on selles, et miks me neid mitte atraktiivseks nimetame, kui ometi see arendus, mida siin on nii palju käsil, et Ma olen päris pikalt juba kõik üle mõelnud. Et jah, natuke kalduti siin teemast kõrval, et alge küsimus oli, et mis on siis atraktiivne. Aga noored, miks ei ole atraktiivne, et mis me siin nagu mõtleme, miks ta ei ole, et küsime siis, miks ei ole. Et ma eeldan, et siin on nii gümnaasiumiõpilasi kui põhikooliõpilasi. Miks te ei taha minna? Palgad või ei ole piisavalt reklaami? Et mina ise noorena, ma olen 17, et õpin gümnaasiumis ja ma olen ilmselgelt kõiki oma valiku võimalusi kaalunud. Ja võib-olla miks see kolledž ei ole niivõrd atraktiivne minu jaoks, sest et nagu pigem on foon sellest, kõik tahavad ajakirjanikuks, inseneriks, arstiks, juristiks. Et see sinu arvamus, aga mitte üldise arvamus. Et võib-olla see atraktiivsus minu silmis tähendab seda, et ei ole piisavalt tunnustust. Et tegelikult kolledž asub natuke eemal ka sellest keskusest, kus sellest nagu mina arvan, mina näen noorena, et sellest ei räägita väga palju. Ja teiseks, ma arvan, nendelt õppekohtadelt tulevad inimesed ei teeni nii kõrget palka kui madalaks teenida näiteks. Ehk siis seal tulebki mängu sama inseneeria valdkonna sissetoomine, mis praegu juba on nagu ütleme rääkimises. Kas sa vastas kuidagi küsimusele? Ma võib-olla, ja mul oli kommentaar siin Peetrile tahaks vastata. Ma nimetasin siit seda kommentaari. Ja minu kogenud poliitikuna ja vähem kogenud poliitikule tahaks öelda seda, et kõik uuringud ja nii palju, kui mina olen noorte valdkonnas töötanud, mis on põhimõtteliselt terve mu elu, olen saanud vastu seda peegeldust, et
minust vanemal generatsioonil on ootus, et noored leiavad kohe enda erialad, lähevad kohe kõrgepalgalisele tööle ja hakkavad väga hästi kohe elama. Aga noored tunnevad, et see paneb neile räigelt suure pinge peale, nad ei julge teha valesid valikuid, nad tahavadki katsetada selle jaoks, et nad saaksid leida selle õige. Ja meil ei ole praegu väga palju variante, kus neid katsetada. Tegelikult kutsekal on see esimene 1 aasta programm, kus nad saavad näha erinevaid erialasid, külastada erinevaid asutusi, näha, mis variandid üldse ka siin koha peal olemas on. See on mikrokraadi programmid samamoodi toovad ju sisse seda, et sa saad katsetada ja näha, et see noor lõpuks leiaks selle ja mina mõtleks täiega maha seda pinget, et sa pead kohe pärast gümnaasiumit minema ülikooli, kolledžisse, võib-olla sa jõuad Pärnu kolledžisse 10-20 aastat hiljem, võib-olla siis sa leiad endale sealt mingisuguse eriala, oskad oma eriala nurgalt läheneda. Mul lihtsalt on endal ka sõprusringkonnas väga palju neid sõpru, kes ei ole sotsiaaltöötajad, ei ole teenusedisainerid, vaid töötavad mingis muus valdkonnas, aga nad näevad, et see eriala aitab talle sisse tuua hoopis mingit uut perspektiivi ja ennast professionaalina arendada. Et miks ma seda tahtsin kommenteerida, on see, et kui me ütleme, et sa tahad tulemusi näha, sa tahad seda, et see mõjutaks kohe kuskil, siis minu arust see paneb jälle noortele selle pinge peale, et mine tee kohe sa enda diplom kätte ja tee väga õige valik, aga see pinge on nii mega ühiskonnas nagu nii. Et see on nii vale sellist asja välja öelda, aga see on minu personaalne hinnang ja noorte valdkonna peegeldus. Võib-olla ma sain valesti aru, aga see lihtsalt nagu väga kriipis südant, sest see on see, mida noortele kogu aeg öeldakse, et nad peavad edukaks saama, aga ei pea. Ma pean parandama ära sellepärast, et seda ma ei öelnud. See mõte selle kooli mõttes oli, et tahan tulemust saada selles mõttes, et mida me arutame, et meil on vaja pakkuda rohkem võimalusi. Väga sellega nõus, et ei tohi olla soorituspinget ja see on väga halb. Ja nüüd haridussüsteemis on otsustatud võimaldada ka vaheaastat ja kõigile on mul väga hea soovitus endise kaitseväelasena või reservväelasena, et väga hea vaheaasta on teenistus Eesti Kaitseväes, ajateenistus. Te õpite ja saate nautida selliseid seiklusi tasuta, mille eest te peaksite maksma muidu sadu eurosid, näiteks talvel metsas magada või sõita suurte asjadega ja teha autot. Ma olen väga nõus, et soorituspinge, see on väga halb ja see on täitsa normaalne ja loomulik, et ongi vaheaasta ja mõeldakse ja kõigil peab olema võimalus eksida, nii noortel kui vanadel. Ei saa olla niimoodi, et sa kogu aeg õnnestud. See on nagu Bushido, sõdalase tee õpetab. Et kui sul ei ole kaotust, siis ei ole sul ka võita. Aga kui on ainult kaotused, ei ole ka hea. Jah, ma vahepeal nüüd laseksin rääkida siit Türgiinus. Laasen selle paberit. Tahan öelda, et mina olen Pärnu koolis student. Esimese aasta ettevõtluse ja projektijuhtimise õpilane. Hetkel on õppimisega väga rahul. Aga mul on üks küsimus tegelikult teile. Ma olen pärit Tartust ja tulles siia pole väga nagu pikaajalist töökogemust ja lihtsalt mul on küsimus, et miks meil pole siin õpilaskodusid. Et see on tegelikult, ma vaatasin, et ei ole ja mul on üks küsimus, miks seda ei ole. Ma vahepeal siia vahele panen, et meil tegelikult me võiksime siit kohe järgmise küsimuse võtta sellel alal, kuna see küsimus on ka seotud täpselt sellega, mis ta rääkis, et kas siis Pärnus peaks ehitama uued õpilaskodus, et toetada teistest piirkondadest tulevaid õppureid ja kas see ka suurendaks siis huvi Pärnus õppimise vastu. Kas keegi, okei? Nii. Ka nendele, kes üldse pole sõna saanud. Jaa. Tahaks kuulata. Tegelikult üks küsimus lõpuni kõlada ja siis oma arvamusele avaldada, et muidu võib-olla ettepanek. Jah, nii. No, nendel oli esimene, aga äkki tahavad rääkida need, kes pole üldse sõnas. Jah. Ma olen mõne hetkel nõus, aga... Saame siis nõustada üksteise. See on ka tore. Soovid alustada? Kindlasti on vaja midagi, üks asi on need õpilaselamud,
õpilaslinnak, mille võiks teha. Aga mida mina arvan, mis veel oleks, mis tooks ka selle, et inimene peale õpinguid jääks ka siia elama, ongi et ei ole mitte ainult õpilaskodu, vaid ka peale õppimist saaks jääda elama ja mitte nüüd mingid toetused ega midagi sellist, vaid lihtsalt koostöö ettevõtjate, arendajatega, et koolide lähedastusse rajadagi uusi selliseid kortermaju ja teha siis justkui nagu õpilaslinnaku, aga mitte konkreetselt nagu õpilaskodu, vaid et oleks võimalus ka jääda pikaajaliseks või peale õppimist, kui sa ennast, et kui on õpilaskodu ja peale õppimist sa pead sealt ära minema, kuidas sul siis oleks tõenäoline leida töö, sa peaks minema siis Pärnust või siis sul oleks võimalus ka jääda sinna seniks, kuni sa leiad stabiilse töö ja järjest siis järgmise elamiskoha. Ma võiks siit kohalt natuke mõtet edasi arendada, me räägime siin õpilaslinnakutest. Meil on väga hea kutsekool, nii et kutsekoolis on juba ühiselamu olemas. Küll aga ma ise olin ülikooli ajal Tartus ja siis Pärnu peale ma isegi ei mõelnud, sest mitte need erialad ei ole atraktiivsed, vaid valik on väga üksvõine, ma ütleks siinkohal kitsasel, et võiks olla nagu laiem valik. Aga ühiselamu linnaku mõttes, et miks peaks olema ainult kutsekoolil või siis ainult ülikoolil, neid saaks ühendada. Et see hoiaks kokku kindlasti majanduslikult ja inimesed saaksid omavahel ka suhelda. Jõuame siis siit ka edasi, et kui sa juba mõtlesid, et edaspidi ka noor saab seal elada, siis näiteks Tartus see võimalus oli. Aga see tähendas ikkagi seda, et see, kes tuli esimesel aastal õppima, tema saab eelisjärjekorra, et tahes-tahtmata ühel hetkel noor inimene peab ka endale jalad alla saama, et muidugi, kui sa lähed tööle, ka siis kohalikku ettevõtlusesse või siis annab kuidagi endast kokku tagasi, et sa maksad kindlasti oma koha kinni, aga nii, ma juba olen. Ma korraks siis mõtlen tagasi, et ma olen väga nõus ja ma ei mõelnudki seda, et peaks võtma siis teiste esimeste, kes tahavad tulla õppima koha ära sealt linnakust elamiskoha, vaid ongi see, et mitte seda, et kohe peale õpinguid pead lõpetama oma elamise seal, vaid et sa saadki oma jalad alla, näiteks aasta, poolteist, saad tööl, saad oma katseaja lõpuni, et leida siis omale stabiilne ja uus elukoht. Võib-olla ma täiendaksin siin, et minu teada on Pärnu Kutsehariduskeskus ka pakkunud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudengitele õpilaskodu kohti, aga millegipärast ei tahetud sinna, et ta on natukene linnast väljas. Ja minu meelest on tehtud ka koostööd meie Pärnu linna ettevõtte Estoniaga, Estonia Spaga, kus on ka üliõpilased saanud talveperioodil majutust, kuna seal on olnud väiksem täituvus, et selliseid koostöid on tehtud ja on ka minu meelest tehtud ka küsitlusi ja uuringud, et kui palju üldse tahavad nagu üliõpilaskohta saada. Et see teema on olnud päris pikalt üleval ja mis puudutab noore spetsialisti elamist, siis Pärnus on ju olemas lausa noore spetsialisti kortermaja, kuhu siis, kes on Pärnusse tulnud või lõpetanud ja ei ela Pärnus. Üürikodu. Ja. Üürikodu on see vist õige sõna. Kas ta on üürikodu? Jah, aga ühesõnaga see on, tegelikult on ta noore spetsialisti maja üürikodu, et saab siin jalga kinnitada, seal on vist lepingud, ma ei tea, kas 2 või 3 aastat, et siis kas sa tahad jääda või mitte, et siis sealt edasi liikuda. Ja neid samme on astutud, aga kindlasti on see hea tähelepanek, et järelikult tuleks teha uus küsitlusuuring, et kas see vajadus on olemas ja kui vajadus on olemas, siis tõepoolest tuleb selle teemaga edasi liikuda. Sellepärast, et tegelikult tuleb ka mõelda seda, et suur osa kolledži õppekavadest on tegelikult ju sessioonõpe. Et ühiselamu siiski eeldaks seda, et sa oled siin esmaspäevast reedeni vähemalt.
saan rääkida siit. Vastan teie küsimusele. Mina õppisin ka kolledžis aastal 2015 ja meil oli ka see väga südamelähedane teema, et miks ei ole meil oma üliõpilaskodu. Meil oli seal Püütis, Bristol, Sadama villa, kõik on niimoodi, et siit natuke, seal, et ei ole seda ühtset, üks asi on see majutus, hind ja teine asi on see, et ei teki seda ühtset, seda tudengite seda sünergiat, et peale tunde lähme sinna ühikasse, teeme seal mingeid toredaid asju ja ei teki seda ühtset mõnusat sünergiat. Ja siis me hakkasime seda asja nagu selles mõttes ajama, mingites ideelaborid ainetes, mis seda asja ka nagu ajasime ja siis mõtlesime välja nii-öelda siis elamusmajutuse. Et meil oleks vaja kuskile panna siis püsti üks korralik ühiselamu. Talvel on seal üliõpilased sees, üliõpilased ise seda majandavad, teenindusalased inimesed saavad seal ennast rakendada. Just suvel tegelikult, siis ettevõtlus ja need ained aitavad seda maja nagu üleval hoida, et vähendada nii-öelda siis seda ja saavad nemad sellest mingid punkte, et vähendada selle nii-öelda siis seda nii-öelda kulu, mis selle hoone ülalpidamisel on. Ja suvel, kui mõned tudengid soovivad, siis nad saavad seal soodsatel tingimustel elada. Just need, kes on praegu siin koolis meil sisse nagu kirjutatud, et nad ei peaks viskama neid suvel välja kuskile kallile elamispinnale, et siis tule sügisel tagasi ühikasse. Ja siis oligi see mõte meil, et enamus need tudengid saavad seal jätkata suvel elamist ja samas on ka avatud nii-öelda elamusmajutus turistidele, kes tahavad kogeda ühikas elamist ja seal ongi niimoodi, et seal on ka tegelikult köök. Hommikul seal pakutakse suppi, seal ongi nagu vanasti oli suur supp, suur see põrupada, siis keedu kohvi ja siis mingi siuke vanem proua või siuke väikse mingi aktsendiga seal lajatab sulle, putru sulle ja seda, et teha siukest pakkuda siukest ehtsat siukest tudengitele elamusmajutust. Ja siis me uurisime täitsa nagu kohti, ma ei mäleta, mis oli see Tallinna või see Tartu Ülikooli enda nagu see, pigem ta jäi ikka vist nii-öelda ressursi taha, aga ma ei tea, siis me mõelnud sellele, et miks võiks seda Pärnu linn seda toetada, aga see teema tuleks küll ära teha. Sa vist ei ole kunagi ühikas elanud? Ei ole, jah? No võt, on aru saada. Soovitasime jätkata või teemal? Kommuuniga see tuleb ikka olenevalt seltskonnast, et põhiselt ühiselamu mõte on ikkagi see, et sa käid seal ööbimas, eks ole, ja söömas ja õppimas. Eks ma ise läksin ka ülikooli selle mõttega, et tuleb räigelt tore ühiselamu kogemus. Ei, ma olin see kuri inimene, kes oli, kuule, sorry, mul on matemaatikaks. Aga selles mõttes, et see peab olema rohkem praktiline, kui me sellise väljakäigu teeme. Et selles mõttes, et meile tulevad ikkagi linnast väljaspoolt ja sa tuled siia eelkõige tegelikult õppima. Et see kommuun on oluline muidugi, aga sa ei saa ühiselamut ehitada lihtsalt ideelisele tundele. Ei, see mõttes see kommuun, et oleks mingi ühisruum, siis praegu probleem on see, et meil on praegu 3 erinevat ühiselamut oli ja siis oligi see, et kui sa oled, nii-öelda, et kus sa saaksid suhelda nagu teistega, et võib-olla inimene peale tundi tahab teistega suhelda, tuleb alla, tulevad teised, aga tihti on ülikoolis on see, et sa näed inimesi nagu loengus ja siis ta on kadunud. Aga siis sa saad minna kuskile kohvikusse või siis jõe või siis mere. Jah, võib-olla nüüd on huub, et ma ei tea, palju siin siis veel huubi polnud, et palju siin käiakse Pärnu kolledži tudengeid. 6 aastat on 5. Kas te ei võiks täpsustada tema käest seda, mida siis tema vajadus on täna seal? Jah, minu vajadus on see, et ma kõigepealt see, et ma toetan näiteks mu vanematele. Käin ise ka tööl, et mul tegelikult läks hästi, mul on tegelikult olemas spaateeninduse kutseharidus taga. Seetõttu saan töötada spaas, aga ilma selleta ma ei kujutaks ette, et ma saaks üldsegi nagu hakkama, sest tööd ei ole ja kui isegi kooli saab mingisugust nagu kohtu, kus elada, siis mis värk on, siis nagu ei tule inimesel ka siia. Seetõttu ma ütlen ka, et ei tule noori siia õppima, kui tahate pärast noori siia õppima, siis ei tule, sest kui kooli ei ole, tööd ei ole, mis siis teha? Ma lisaksin siia 2 mõtet, et üks mõte ongi see, et me saamegi aru, et miks Pärnule on vaja oma kõrgkooli, sest noortel inimestel oli suurepärane idee, võib-olla nii ja naa, aga Tartu Ülikool ütles, et raha ei ole.
aga kui Pärnu oma kool ehitab ka õpilaskodu ja nüüd teine vastuväiteks, et muidugi on hea pakkuda, arendada ja parendada, aga see ei tööta. Sellepärast, et ma olen kuulnud, et teie õpilaskodul on suhteliselt, ütleme, ranged reeglid ja võib-olla see tudengitele hästi ei sobi. Ma segan vahepeal vahele, et Laura ja Kristin tegelikult tõstsid esimesena seega. Laura, saaksite? Jaa. Jälgi ka, seda veel rääkida. Ma räägitasin ka, ma olin selja taga vaata, ma ei pääsnud välja. Ma lihtsalt kommentaarina vastuselt konkreetselt sinu küsimusele, et Reformierakond väga pooldab seda, et õpilaskodu tuleks. Mulle tundub ka, et siin selja taga ei ole inimesi, kes selle vastu oleks. Lihtsalt küsimus on selles, kuidas te kõige rohkem kõikide huvisid siis nagu täidaks ja rahuldaks. Selles mõttes, et ta oleks taskukohane, et ta siis täidaks mitme kooli rolli on ja meil on ka näiteks, ma ei tea, kui mina, asukoht on ju, kui mina käisin Koidula gümnaasiumis, siis juba sellel ajal oli väga palju õpilasi, kes tulid väljaspoolt Pärnut meie juurde õppima, sest maakonnas võib-olla neil ei olnud nagu kõige paremaid gümnaasiumi või muud haridusvaldkonna valikud, mida nad tahtsid teha, nad tulid Pärnusse, aga see tähendas seda, et nad pidid iga päev mingi 3 tundi bussis loksuma, sellepärast, et lihtsalt ei olnud alternatiivi, 16-aastane ei saa autoga ise sõita, on ju. Et küsimus on selles, et ta lihtsalt täidaks kõige paremini oma eesmärki ja siis tuleb see kogukondade kaasamine ja muu asi ka sisse. Et küsimus ei ole selles, kas me ei tahame küll. Palun. Ma tahaksingi küsida, et mul jäi kõlama väide, et kolledži noored ei taha justkui minna siis kutseka õpikodusse, sellepärast, et see on liiga kaugel. Aga mina näiteks Tallinna elanikuna siis käisin Mustamäelt kesklinna kooli ja see oli selles mõttes ikkagi üsnagi pikk tee. Et kas see tõesti teil ka noortel on nagu probleem, et te peate minema natukene kaugemale kooli või koju? Mulle kahjuks sükest varianti üldse pakutudki, ma ei tea, et see on nagu võimalik. Et hetkel mina tegelikult, mul läks hästi, ma sain üli hea koha, väga hea hinnaga ja nagu kvaliteetne koht, kus ma olen, aga lihtsalt teiste tudengitel, kus ei ole nagu olemas neid majutusi ja neid kortereid. Nende jaoks on mõte, nagu neil on raske. Nagu mul on hästi kõik, aga teistele mõeldes siis ma ei tea, kus nad hakkama saavad. Ma korra lisan ka juurde, et käin ka Koidulas, õpilasena president olen seal ja ma olen lihtsalt õpilastega suhelnud ja näiteks meil õpilasena see Endola liige, kes tuleb, ma täpselt ei mäleta, aga kuskil Pärnust väljaspoolt. Tal ei olegi tõesti Pärnus kuskil kedagi tuttav, kelle juures olla. Ta oli kutsekas, sai väga napilt, aga sai kutsekasse koha. See aasta visati ta sealt välja sellepärast, et kohti oli puudu ja taheti kutseka õpilasele see koht anda. Ehk siis sellega tõesti on probleem, et isegi gümnaasiumites. Ja neid näiteid on veel, lihtsalt üks näide, et sellega tõesti. Mul on üks küsimus teile siia arutelu juurde. Me kõik mõistame, et on vaja iseasi, kuidas, kes teeb ja kes maksab. See on see küsimus, mida me aastaid arutanud, nii et tahaks teie vastuseid kuulda. No, mina võib-olla seda juttu jätkaks kõigepealt Laura siis mõttel, et tegelikult haridusuuringud on ka näidanud seda ja Eestis tõepoolest on kasvava trendiga haridusturism. Minnakse koolidesse, mis on kvaliteetsed ja tullakse kusagilt mujalt maakonnas. Praegu on tõmbekeskused on Tallinn ja Tartu ja tõepoolest valimisliit Pärnu ühendab on sellel teemal ka päris palju diskuteerinud, et meil täiesti tekib vajadus ka juba sellepärast ühiselamu ehitamiseks, et tuua siia seda haridusturismi rohkem, mitte ainult Tallinnasse ja Tartusse, vaid Pärnusse, kuna siin on väga häid kvaliteetsed haridust andvad koolid ja selleks, et inimesed saaksid jääda, siis tõesti esimene ongi elamuspinded, esmased inimese vajadused on rahuldatud, et tal on kus magada, kus tal õppida, koolis käia ja see on kindlasti koostöös siis ka võib-olla riigiga, et leida riigi võimalusi, et toetuseid, aga on see linna ülesanne siis. Sest siin me peame vaatama globaalsemalt, mitte ainult nii kitsalt, et meil on ühiselamu ja õpilane koolis, aga me peame mõtlema edasi, et see noor jääks siia Pärnusse ja kui Pärnu elanikkond on ka vähenev, aastas 2027 on juba -7% elanikkonna vähenemist, mis praegu on välja toodud.
siis meil on vaja mõelda täna selle peale, kuidas me 4, 5, 6 aasta pärast saame inimesi juurde. Ja see on üks võtmeküsimus, mida me oleme väga palju ka oma liiduga arutanud, et see on oluline. Ja kui see vajadus, nüüd noored ütlevad, et täna on see vajadus olemas, kui ma olin abilinnapea 5 aastat tagasi, 4 aastat, siis tuli välja, et ei ole see vajadus nii suur. Ja just sellepärast, et Tartu Ülikooli Pärnu kolledžil oli väga palju sessioonõpet ja olid need probleemid lahendatud, aga täna on see täiesti võtmeküsimus. Sa võid vaadata. Ja, kes maksab? Ma tulen sinna tagasi, et kui Pärnu teeb endale kõrgkooli, siis on Pärnu oma ja Pärnu maksab. Praegu ongi nagu Eduard Born jutustuses või naljajutus nagu loobid üle aia koera, kui näinud sabandest järgi, et Tartu Ülikool ei ole sellest huvitatud ja räägitaksegi 10 aastat, aga vaja on asjad ikkagi võimalikult, pikka plaani on muidugi vaja, aga asjad on ikkagi võimalikult käega katsutavalt läbi mõelda ja ära teha. Ja nagu siin härra praegu on selja taga, aga muidu paremalt poolt või paremalt käed pakkus, et no see on ju suurepärane võimalus, et kasutad seda kolledži potentsiaali ära, et teedki suvise majutusasutuse, mis talvel on õpilaskodud, töötab väga hästi. Et ta isegi võiks ära majandada ennast, saab teha küll. Aga see on jälle küsimus, et kes siis teeb, linn ütleb, et riik aidake, aga mis see riigi asi on? Tartu Ülikool on ju sihtasutus, on ju. Kui kolledž teeb nüüd selle, mis on suvel majutus ja talvel, ehk siis Tartu Ülikooli rahad sinu arvates? Mina arvan, et Pärnu peaks tegema enda ülikooli ja siis otsustama tegema ise. Ülikooli siis või seal auto? No, seda saab kõike korraga teha, et see on see loogika. Kui tuleb see ülikool, siis kuhu lähevad nood õpilased nagu elama siis? Et kui tuleb siis uus ülikool siia, kus lähevad siis nemad elama? Sinna uude ühiselamus. Miks et praegu loodavast juba nagu ei tehta? Miks on nagu tehakse uus, ei tehta? Te küsisite, et kust tuleb raha ja ma kirjeldan seda olukorda, et kes seda peab tegema, et Pärnu linn, no teoreetiliselt võiks ju teha, aga kõik ütlevad ja siis on jutt, arendame, parendame. Ja siis öeldagi, et aga las Tartu Ülikool teeb, Tartu Ülikoolil ei ole nagu väga suurt huvi. Tal on vaja Tartut arendada. Et see Pärnu, me käime ju seal Tartu Ülikoolis palumas, et kuidas oleks, tehke, olge, pakume, kuidas. Siis linnal on ju 100 muud tähtsamat asja, kui mõelda nagu Tartu Ülikooli mingi ühiselamu peale, et seda pidi see ei tööta, aga ma räägin, et astume kohe suure sammu, paneme pika plaani paika ja teeme siia oma kooli, millel on oma kampus, oma ülikool ja siis otsustame. Ja siis me majutame ka teid hea meelega sinna. Mida? Tartu omasid kiusu pärast ei võtta. Võta, ma olen ka siin, et okei, no uuest ülikooli rajamisest me oleme, või noh, õigemini on Eesti 200 esindaja rääkinud täna vist 4 korda juba, aga ma siis jõuaks sinna, et me räägime siin nagu õpilaskodu vajalikkusest ja seome seda nagu üliõpilastega, loomulikult, et see on nagu üliõpilaste pärast me tahame seda teha. Aga üliõpilaskodu ongi lihtsalt vaja ära teha sellepärast, et selle samal põhjusel, et meil on Pärnu gümnaasiumites käivad noored, kes tulevad Surjust, Tõstamaalt, Vändrast. Ja see ongi see lihtne põhjus. Me ei pea rääkima siin ülikooli õpilastest ainult nendest, vaid me räägime ka sellest, et meil on seda vaja ja nõudlus on niikuinii olemas, need kohad niikuinii täituvad, et meil on lihtsalt vaja seda. Aga miks seda tehtud ei ole? Vaataks tänasel võimul olevatele inimestele siis otsa selle. See on väga poolt küll enne, võtaks ma tahtsin lihtsalt nagu kiirelt mainida seda, et meil kui nagu gümnasistide ja enamustel on siuke tunne, et meid on nagu unustusse jäetud, sellepärast, et kui räägiti ka sellest jääpiirkonna arendamisest, siis meile nagu tundub, et tehakse lihtsalt neid uusi korterelamuid, mida meie, kui me tahame välja volida peale gümnaasiumi, et meie ei suuda nende eest maksta. Ja siis ongi see, et miks õpilased või lähevad üldse Pärnust ära, ongi see, et meil ei ole mingit hea hinnaga kohta, kuhu me nagu elamu peaks minema. Et nagu meid ongi nagu lihtsalt ära mustatud. Ja, mina sooviks kommenteerida siiski eelmise.
Ma annan kogu aeg esimesena märku ja siis ma ei saa sõna. Jaa, aga ma teen hästi kiire lõpu, usalda. Et ma kommenteeriks kõigepealt siin natuke kaugemat teemat ja avardaks ühe mõttekäigu, et siin räägite enne sellest sünergiast, mis üliõpilastel peab koos seal elamus olema, et mõtleks korra nii, et kui ma täna olen gümnasist ja mul enamus sõbrad elavad kuskil nagu eemal, et miks peaks siis see nagu ülikoolis probleemiks tekkima? Lihtsalt mõelda, ma rohkem ei räägi. Jaa, nüüd või? Aitäh. Tegelikult noorte kaasamine on täiesti eraldi teema linnatasandil ka. Ta on olnud. Neid, kes noorte kaasamisest räägivad, on minimaalselt. Julgen täiesti väita, et olen põhimõtteliselt olnud ainus, kes viimase 8 aasta jooksul, kui me jätame linnavalitsuse esindajad, kes on ka olnud kaasas erinevate, ma ei tea, noortevolikogude loomiste ja muud asjadega, kes on jaganud seda noorte erinevate osalusformaatide mõtet igal pool. Aga volikogus seda teemat kunagi ei puudutata, peaaegu et üldse. See tuli teemaks siis, kui meil noortevolikogu loodi 2024 aasta jaanuaris võeti vastu see määrus. Ja siis tekkis väga palju põnevaid küsimusi, mis pigem puudutasid minu arvates väga labaseid osasid noorte kaasamisest, mitte sisu ennast. Ja tegelikult seda oli väga kurb kuulda. Ja teine asi, mis noorte kaasamise puhul on see, et ma tean, Reformierakonna selles valimisplatvormis on ka näiteks osaluskohvikute formaat, mis kunagi oli, seda korraldas maavalitsus, kui ma ei eksi. See tõi kokku noored inimesed üle Pärnu, ühe laua taha olid erinevad teemavaldkonnad, kes siis arutasid mingitel teemadel, panid mõtted sinna paika. Ma arvan, et see formaat on miski, mis on täiega puudu ja ma ei arva, et ta peaks olema kuidagi eraldi mingi sündmusena, vaid ta peaks olema integreeritud kooli. Ta peaks olema näiteks ühiskonnaõpetuse osa, kus on või huvijuhid näiteks teevad mingisuguse tunni 2 poole aasta jooksul, kus on sisendi kogumise küsimused või see on noortevolikogu seltskond, kes seda eest peab lihtsalt selle jaoks, et saada sisendit. Kurb asi on see, et kui noored tulevad laua taha, siis minu kogemusel see jahmatab neid nii palju, sest ei tehta eeltööd, et neist on väga raske sõnu välja saada. Ja meil on neid spetsialiste, kes päriselt oskaks noori kaasata väga-väga vähe. Ehk siis mõeldaks alati läbi see, et me tahame noored laua taha saada, aga ei mõelda läbi seda, kuidas me neid kaasame. Ja see on nagu teine väga-väga suur probleem. See osaluskohviku formaat selles mõttes on väga mõnna, et seal on see üks otsustaja roll või protokolli roll hästi tihti, kes siis tekitab selle arutelu selles grupis ja hakkab neid mõtteid kirja panema ja tema eesmärk ei ole sinna sekkuda, vaid lihtsalt avada seda arutelu. Et selles mõttes lihtsalt see noorte kaasamise teema ja ma tean, mida sa tahad öelda. Noorte volikogus praegu on 9 liiget, nad on väga-väga tublid olnud, sest neil on väga raske eesmärk täita, et see noorte volikogu oleks linnatasandil päriselt esindusorgan, aga minu arust see on ka üks noorte volikogu ülesanne anda neile siis mingisugune sisend, et kuidas me saaksime noortelt selle arvamuse kätte, et see Jõe piirkonna arutelu tuleks siis sinu kooli, et te saaksite päriselt anda sinna mõtet. Et muidu see lihtsalt läheb kaotsi ja mul on tõesti siiralt nagu väga-väga kahju sellest olnud. Ja ma üksinda ei jõua. Teeme suu lahti. Vahepeal tuli 2 tükki publikust, siit on esimesena, siit on teisena ja siis nagu ma aru sain, sa tahtsid ka rääkida. Hästi, siis hakka. Võtame kõigepealt. Ma liitun Karoliinega, kes maksab selle tõstatusega. Kui muidu, nagu te olete kõik konkurents ja kõik see konkurents on põhiline asi, eks ju. Aga kas siis näiteks siukses olukorras, kus meil nii on vaja neid gümnaasiumiõpilastele, kutsehariduse õpilastele, ülikooli õpilastele ja ka nendele noortele, kes ülikoolist mujalt linnast võib-olla tulevad tagasi ja ei jaksa maksta seda üürikorterit kohe. Et tehke siis iga erakond palun neid maju siia, et meil oleks selles, kui see on reaalne probleem ja noored ütlevad, et see on reaalne probleem. Et kus siis see kühver on, et kui see tuleb siit täna lauale, et miks see jääb kuidagi nagu tahaplaanile, et nüüd on asi majas ja nüüd on asi rahas. Et konkurentsi saate pakkuda ju, mis vahet selle noorte jaoks pole vahet, kelle maja see on lõpuks ju, või ma eksin Karoliines?
Kes maksab ja kes teeb, kas seal lõpuks noore jaoks on vahe? Vahe on selles suhtes, et kui keegi ei maksa, siis pole vaja. Nii, vahepeal ütlen, neil on kuskil viimased 15 minutit, nagu ma aru saan, siis elab praegu väga hästi. Võtaks siit kahe, siis saad... Ma lihtsalt kommenteerin, ma olen Lauraga väga nõus ja ma tahan lihtsalt öelda siin publikule, et järgmisel kolmapäeval kell 15.00 ongi siin samas saalis maailmakohviku formaadis selline osaluskohvik, kuhu on palutud siis kõikide Pärnu linna õpilasesinduste esindajad ja teiste noorteorganisatsioonide liikmed ja lihtsalt huvilised, et alustame uuesti sellise osaluskohvikute asjaga ja proovime siis selle noorte hääle päriselt tuua niimoodi lauale. Nii et lihtsalt, et kõik, kes teavad, tunnid selleks läks läbi, järgmisel kolmapäeval kell 3 siin samas. Võib jah? 2 asja. Esiteks järgmine kolmapäev kell 3 ja õpin Süda Humanitaargümnaasiumis, olen õpilaste esindaja rollis mõneti, et ma ei ole küll ühtegi kutset saanud, kuidas sellega on. Ju te siis saate selle kohe. Ahsoo, väga meeldib. See info on tasust tulla. Tasust tulla. Väga hea. Aga ma tegelikult tahtsin rääkida, ma põnevusega ootasin seda noortevolikogu teemat. Ja mul on hea meel öelda, et meie valimisliit Südamega Pärnu on ainus, kellel on oma noorteorganisatsioon ja kellega me päriselt oleme selle ette võtnud. Ja mitte ainult sõnades. Et ma saan aru, et Reformierakond võib välja öelda, et see on nagu probleem, millele peaks tähelepanu pöörama, aga kas te olete selle jaoks siis midagi teinud? Et minul on homme kella 3 linnavalitsuses noorsootöö peaspetsialistiga kohtumine ja meie seal, tervist, et seal me siis arutamegi loodetavasti siis nendel teemadel, et võib-olla see ei ole nii, aga ma ei ole seda kuulnud kuskil, et te sellega nagu tegeleksite, on ju. Et aga väga hea, et meil on asjaosalised koos, eks ole, et see nagu volikogu on tõesti vaikelus olnud ja meil on hea meel, et meil on mõningad noored, kellega siis sinna laua taha homme tulla. Täpselt arvu veel ei oska öelda, ei luba. Aga meie eesmärk on see, et ikkagi vanad ei peaks noortest arvama. Ja kui on mingi küsimus seotud noortega, siis sisend peaks tulema noortelt. Geniaalne. Absoluutselt. See asi töötabki nii, noorte kaasamine töötabki nii. Ja ma võin sulle rääkida, et tõesti ainsa noore volikogu liikmena on olnud väga keeruline 8 aastat selgeks teha inimestele, miks on vaja noori kaasata. Sest tihtipeale need noored, kellega nad kokku puutuvad, on tänavakampaania ajal, kui sulle surutakse mingi pastakas näkku ja siis saad mingi, ma ei tea, kuidas reageerida. Sest et see on sotsiaalselt ebamugav olukord nii poliitikule kui sellele noorele endale, olgem ausad, kui keegi suvaline jorss sind tänaval teretab ja siis ütleb, et vali minu poolt või on, tegelikult on. Ta sõnaval ikka kokid. Ma nimetan edasi jorsiks. Ja eriti viimased 4 aastat. Esiteks Pärnu linna noortekogu, kes oli varasemalt, see on hästi pika ajalooga organisatsioon, liit loodi juba 2000-ndate alguses. Seal on olnud nii Daniel, seal on olnud mina ja see on olnud osaluskogu formaadina circa 20 aastat. 2005 loodi. Sellel aastal sai 20. Ja noortevolikogu loodi siin seesama 2024 aasta alguses, nagu ma mainisin. Valimised toimusid 2024 aasta oktoobris toimusid esimesed valimised. See on uus formaat Pärnu linnale. Selles mõttes ma pean ütlema, et esimesed valimised on alati hästi keerulised, sest nagu me näeme ka statistikast, noortel ei ole harjumust valima minna. Miks see peaks erinev olema siis, kui 13-aastane saab valida või 16-aastane saab valida? Tegelikult ka 55-aastane, kui tal on võimalus valida, igaüks meist ei kasuta seda. Me näeme valimisaktiivsusest seda. Noortevolikogu üks eesmärkidest on ka see, et pikemas plaanis nad oleksid nõus tegelikult valima tulema siis, kui päriselt on ka volikogu valimised lisaks noortevolikogu valimisele. Ja selle formaadi ametlikuks tegemine volikogus oli hästi oluline samm just selle poole pealt, et kui tuleb järgmine koalitsioon, kes noori võib-olla ei näe, ei märka, siis neil on kohustus tegelikult neid kuulda, sellepärast põhikirja järgi nad on koostööpartner volikogule. Mina olin 4 aastat noortekogu komisjonis. Volikogu toimimises nii, et valitakse see seltskond 39 inimest ja siis nad on jagatud erinevatesse niinimetatud teemagruppidesse. Ma igaks juhuks selgitan, sest mina ei tea nende
enne midagi, kui mina kandideerima hakkasin. Need teemakomisjonid, üks neist on noorte kogukomisjon ja seal oli alati olemas üks noorte volikogu esindaja, noorte kogu esindaja tollel hetkel, kes siis tõi seda noorte arvamust, kes oli selles seltskonnas, kus ka mina ja Daniel oleme olnud. Küsimus on selles, kuidas sealt seda edasi viia, sest et noorte teemad alati ei ole nii põletavad, issand, tahaks sellest nii palju rohkem rääkida, aga okei, ma lõpetan ära. Ma annan lava järgmisena. See faktiline märkus oleks, kui tohib, et Eesti 200-l on noorteorganisatsioon Noor Eesti 200 ja ma ei taha üldse valimispropagandat teha, ma olen harva küll, aga Lauraga väga nõus, et noorte asju peavad noored otsustama, seepärast ärge hääletage minu poolt, vaid valigi Luisa Bergman linnavolikokku, kes on 18-aastane noor. Mida rohkem noori erinevatest erakondadest, seda parem. Just. Aga ma täpsustaks, kas see on nagu riigi tasandiline organisatsioon või kohaliku omavalitsuse tasandiline? See on igal pool. Reformierakond on see asi. See ei ole riigi tasandil, et ta on igal pool. Mina tahan ühe olulise asja öelda. Ei, nad on Tartus, Pärnus, Tallinnas. Tegelikult ma tean, kui palju toredaid ideid on kogutud. Kus need on jäänud, minu küsimus on. Tegelikult peab mõtlema nüüd selle peale, kui sealt need toredad ideed tulevad, kuhu need saavad. Mina isiklikult olen arvamusel, et Pärnu linnal peab olema pikem plaan. Ja see ei tohi olla valimistest valimisteni, tuleb uus koalitsioon ja muudab ära. Õige, pikk plaan. Jah, Eesti 200 pikk plaan. Pikem strateegia. Ehk siis ma olen ise ka olnud ühe selle situatsiooni juures, kus noored tegid ühe väga vahva projekti koos rahvusvahelise projekti raames. Nad andsid selle linnavalitsusele üle. Sinna sai ka eelarvesse raha planeeritud, et see ellu viia. Aga mis sai? Reformierakond võttis selle välja. Mitte sina, Laura, aga ma ütlen, nii juhtub, et see ei tohiks nii olla, et pigem tuleb mõelda selle peale, mis saab nendest ideedest ja kuidas neid ellu viia, mis tuleb. Sest neid kohvikuid ja neid arupidamisi on nii palju olnud, sealt on nii palju ettepanekuid tulnud. Ja nüüd on nagu küsimus see, miks ei ole seda ettepanekut tulnud noortelt, et ühiselamut on vaja. Et see oleks võinud juba olla siin strateegias kuskil sees, et nüüd tuleb ja nüüd ehitame ja kui palju panustab linn sinna ja kuidas need rahad leitakse. Et see on pigem see küsimus, kui need ideed tulevad, kuidas neid ellu viiakse. Ehk siis küsimus ongi selles, et mitte kuidas noori kaasa, või tähendab, küsimus on selles, et tihti mõeldakse sellele, et me tahame seda sihtgruppi kaasata, aga küsimus ei ole kunagi selles, kuidas me seda teeme ja mis sellest edasi saab. Ja samamoodi tegelikult noorte kaasamise poole pealt, muidugi kõikide sihtgruppide kaasamise poole pealt on see tagasiside roll ka hästi oluline, on ju. Et kui need ideed on nüüd edasi antud, need on vastu võetud, okei, me ei saa sellega praegu tegeleda, aga me siis anname märku nendele noortele, me saame aru, et see on hästi oluline, aga praegu me näiteks näeme, et see ei ole võimalik on erinevatel põhjustel, aga tegelikult on minu arust hästi palju ideid ka sellised, mida saaks lahendada, on need mingid projektipõhised formaadid, midagi sellist, kus tegelikult lihtsalt oleks vaja, kas siis noortekeskus toetaks, huvijuht koolis toetaks seda noort inimest. Nagu näiteks ma lihtsalt töötasin hästi pikalt rahvusvahelises noorsootöös ja seal on selline fond nagu Euroopa Solidaarsuskorpus, mis on küll suunatud natuke vanemale 18–30 sihtgrupile, aga see lahendab just ühiskondlikke probleeme. Et kui sinna näiteks projekt kirjutada, siis oleks väga lihtne lahendada väga paljusid probleeme, mis tegelikult noortel on, mis on sellised võib-olla esmatasandi probleemid, ei nõuagi väga palju ressurssi, vaid nõuaksid lihtsalt seda, et me tuleksime kokku ja keegi juhiks seda projekti. Et kui ta lihtsalt satub lauale, siis ma tean väga hästi, et ka noorsootööspetsialistil ei ole ainult üks asi laua peal, vaid neid on 2 või 3 või isegi rohkem tegelikult nii palju, et ei mahu lauale. Väga hea, et sa selle tõid, et Valimisliit Pärnu ühendab programmis on täiesti see sees, et noorte peale oleme mõelnud, et kui Valimisliit Pärnu ühendab saab koalitsiooni, siis meie mõte on, et peab looma rahvusvahelise projekti juhi koha linna juurde, sest kui me mõtleme, et keegi teeb seda,
kõigil on nii palju tööd, see peab olema konkreetne inimene, kes tegeleb selle projektiga, toob need rahad ja tegelebki noortega konkreetselt sellel teemal, et nad saaksid rahvusvaheline. Noored ise võiks ka teha. Jaa, aga... Valige noored volikokku, ma räägin. Just, väga õiglane. Siin on nüüd väike omavaheline debatt ja et võib-olla võtaks nagu noorte jaoks siin natuke selgesõnalisemalt selle asja kokku, et... Ma võib-olla ütlen vahele, see on nüüd viimane asi, on aeg otsa saamas, et see on nii-öelda lõpetused selle ära. Absoluutselt, et noh, see noorte volikogu ja selle juurde põhimäärus võeti vastu 2024. Ja selle põhimääruses on ju selgelt kirjas, et see on nagu nõuandeorgan linna volikogule. Ehk siis küsimus ongi nüüd tänasele koalitsioonile, et miks ta siis ei ole nagu nõuandev või et ma ei saanud sellest nagu väitest väga aru, et volikogu liikmeid nagu väga ei huvita. Või kas ma sain õigesti aru, et miks see siis nii on, kui see on põhimääruse järgi kirjutatud, et ta on siis ütleme soovitav ja nõuandev, et miks ta siis nii ei ole, et see tuleb siis järelikult tuleb see asi nagu üle vaadata, et miks siis volinikud sellist meelt on? Ma tahan lihtsalt selgitada. Ja just selle poole pealt, et tegelikult ka noortel on tehtud üleskutseid osalemaks komisjonides, mis on volikogu töögrupid, eks ju. Aga noortel ei ole kas aeg klappinud või nad ei saa päris täpselt sisust aru. Ehk siis tegelikult on üleüldiselt minu hinnangul puudu ja me oleme üritanud seda kasvatada just siis vähemalt noorte volikogu seltskonnas, sest laiema sihtgrupini võib-olla on ka keerulisem jõuda. Ütleme lihtsalt volikogu liikmena, ma ei jõua oma põhitöö kõrvalt käia nüüd igat Pärnu kooli läbi ja igat klassi, et tutvustada, kuidas volikogu toimib või kuidas noorte volikogu toimib. Aga nad ei ole sinna jõudnud. Et see on selles mõttes kivi kahele poole kapsaaeda. Esiteks on volinikud, kes ka võib-olla ei oska liiga aktiivselt neid noori sinna kaasata, kas või kutseformaadis. Samas tegin 2 või 3 korral üleskutseid ka siis, kui meil olid eestseisused ja noored olid väga oodatud. Et tegelikult selle poole pealt vähemalt komisjonis ma ei ole probleemi näinud. Samas näiteks võiks olla nii, et iga aasta vähemalt korra, nagu teevad volikogu komisjonid ülevaate oma tegevusest volikogu suures saalis, võiks seda teha ka noorte volikogu. Et see on niisugune minimaalne algustepp. Seda varem on tehtud noorte kogu komisjonis, minu komisjonis. Iga aasta tehti ka valimistest ülevaade, ehk siis mingi osa volinikest on väga hästi asjaga kursis, aga see on ka nii volikogu esimehe kui komisjoni esimeeste teha, mida ja keda nemad sinna komisjoni kaasavad. Ehk siis tegelikult on vaja lihtsalt tõsta seda teadlikkust ja ka noorte poole pealt rohkem aktiivsust, et nad sinna jõuaksid. Ja kui üksinda on hirmust, võtke keegi kaasa ja ikka ju tohib. Ja järelikult probleem ongi selles, et reklaam on puudulik, sest et mina kuulsin ausalt öeldes umbes pool aastat tagasi sellisest asjast, et tuleks nagu üle vaadata siis, kuidas seda reklaami tehakse ja isegi kui ütleme, huvijuhtidele kooli saadetakse, ma tean, et süsteem toimib, et saadetakse mingi üleskutse, siis see üldiselt käib ka õpilasteni ja eriti nendeni, keda see teema huvitab, jõuab. Nii et järelikult on siin kuskil lülis mingisugune probleem vahepeal tekkinud. Aga alati saab paremini, nii et mina olen siin, mina tahan paremini teha ja meie noored Südamega Pärnus tahavad paremini teha. Oot. Ants Kiirek, listan ka vahele. Mina olen liige selles noortekogu komisjonis ja alles natukene aega tagasi toimus ka meil jällegi see viimane istung enne valimisi, kus me tegime kokkuvõtet ja siis seal olid ka selles mõttes, käis väga suurelt läbi see, et eks need poliitikud saavad aru, et seal võiks tegelikult olla palju rohkem noori ka, et nüüd vähemalt me oleme sinna pointini, et nad said ise ka aru, et nad on võiks vanad selle komisjoni jaoks ja võiks olla noored maitsel ka, nii et Nii, sellega siin ma tahaksin sellel otsad kokku tõmmata, nagu ma aru saan, poliitikud räägivad väga palju. See on täiesti okei, ma täiesti nõustun. Väga põnev oli. Ma loodan, et siinsed noored said ka natukene aimu, kelle poolt näiteks soovivad valida. Selline valimisdebatt toimub meil ka novembris peale valimisi. Ja nii, ma tahaks öelda kõigepealt suur aitäh meie poliitikule, et nad üldse kohale tulid. Ja meil on teile aitäh.
siis ma sooviksin tänada meie imelist korraldusmeeskonda, ärge minge kuskile, tulge siia. Siin on meie imeline korraldusmeeskond, soovin kindlasti tänada neid, et see üldse oli võimalik. See on minu 3. noorte valimisdebatt enne valimisi ja ma ei ole kunagi nii palju inimesi saalis näinud. Seega siis publikule ka suur aitäh. Võite veel süüa, snäkke võtta, võite oma vahel arutada. Meie täname teid, et tulite. Aitäh teile.